saate toob teieni Tervisekassa. Tere kõigile seksuaaltervise ABC kuulajatele. Pärast pikemat pausi alustame uue 10-episoodilise hooaega, kus räägime külalistega erinevatest seksuaalsuse ja seksuaaltervisega seotud teemadest. Uus hooaeg võtab ette eelkõige teemad, mis on suunatud noortele kuni 26-aastastele inimestele, kuid kindlasti leiavad meie saatest olulist infot ka need, kelle paist näitab natuke suuremaid numbreid, olgu nendeks lapsevanemad, õpetajad, spetsialistid või lihtsalt teemast huvitunud kuulajad. Rõõm on saatega jätkata Delfis ning seda koostöös Eesti Tervisekassaga. Tänase episoodi teemaks on armastus ja suhted. Teema, mis puudutab iga noort inimest ühel või teisel moel, kas otseselt või kaudselt. Noores eas kogetu võib mõjutada seda, kuidas me tulevikus lähisuhteid loome, kuidas me ennast suhtes näeme ning kuidas näiteks paaris suhtes käitume. Selleks, et järgneva 45 kuni 60 minuti jooksul see lai teema võimalikult hästi kuulajateni tuua, on mul hea meel stuudios tervitada noortenõustajat, psühholoogilist nõustajat, ämmaemandat ning koolitajat. Igaks juhuks ütle, mul on ikkagi siin üks inimene täna külas, kes on väga multifunktsionaalne. Tere, Diana Leht! Tervist! Selleks, et rääkida armastusest teiste inimeste vastu ja lähisuhetesse astumisest, peame alustama tõenäoliselt hoopis sellest, et esmalt tuleb alustada iseendast. Sa ei saa armastada teist, kui sa ei armasta iseennast. Diana, kas see on lihtsalt sõnakõlks või on seal ikkagi päriselt mingisugune mõte sees? Kuna kõik areneb ja see õpetus armastusest või siis inspiratsioon, ma ikka ütlen, et ma ei õpeta midagi, ma inspireerin, mida ma olen ise kogenud, mis mu kliendid on kogenud, mis ma olen õppinud. Ta nagu on nii ja ta nagu ei ole nii. Et suures pildis võiks öelda niimoodi, et kui ma ennast armastan ja väärtustan, siis ma ju oskan ka paremini neid armastavaid piire seada. Aga teisest küljest ma ei usu nüüd seda, et kui ma veel ei oska piisavalt hästi ennast armastada, sest et vahel on see vanusest tingitud, vahel on erinevatest kogemustest, traumadest loomulikult, et siis ma nüüd armastusest päris ilma olen. Aga seda küll, et mida rohkem siin ilmas koged ja õpid, siis ma väga soovitan õppida ennast maksimaalselt hästi armastama. Ja kui vahel minu käest küsivad koolitusel noored, et tore, jutuks tore küll, aga kuidas see siis käib, siis ma nagu ütlen sellised, et alustame hästi lihtsatest asjadest, et mõtle, kuidas sa toetad oma sõpra näiteks või sõbrannat või ma ei tea, oma elukaaslast, et me oleme väga head nagu teistele andjad, sest ma arvan, et meil on seda ka õpetatud, et ära ole isekas, ma ei tea, juba 3-aastaselt anna oma mängukaru ära ja las teised tegelevad sinu asjadega, tähendab mänguasjadega, on ju. Aga et nüüd tuleb hakata nagu natuke teistmoodi vaatama, et see ei ole isekus, see on tegelikult, mina ütlen selle kohta armastavate piiride kehtestamine ja et mida rohkem ma õpin, mida rohkem ma kogen, ma saan uusi asju enda kohta teada ja see tähendab seda, et ma saan ka armastuse kohta teada. Nii et on nii ja ei ole nii. Kui me liigume siit edasi juba mõtte juurde, et mul võiks olla lähisuhe, me ei pea kohe mõtlema seda, et see peaks olema intiimne suhe, aga et mis on need põhilised asjad, mida noor inimene võiks endalt küsida üldse, kui ta soovib lähisuhet ja lähme siit ka edasi, et kui ta soovib ka näiteks seksuaalsuhet? Küsimuste küsimine avab meis endis alati väga palju spektreid, nüansse, kohti. Alustada selleks, miks mul seda vaja on. Kas see defineerib mind? Kas see täiustab mind? Kas siis on midagi paremini? Kas ma tahan midagi kompenseerida? Kas ma tahan, et keegi hoolitseb minu eest? Et armastusi on väga mitut liiki. Ma isegi ei tea, kas nad kõik armastused on. Aga just, et mina olen ju siin olemas ja et mina olengi, hästi ilus mõte on, mina olengi armastus. Aga et mis ma siis nagu tahan sellega teha või mis see nagu tähendab üldse, et kas ma tahan selliseid asju kogeda, mis mu kodus kogeti, mis mu ema-isa tegid näiteks. Et hästi kindlasti miks ja hästi aus olla selles. Ma vahel ütlen inimestele, kes lapsi planeerivad, et kõik räägivad vitamiinidest ja mis analüüse peaks tegema ja kõike, aga ma olen alati küsinud, et kas te olete küsinud, miks teil lapsi vaja on? Et mis nagu vastake, ise endale enne kõike ja siis tulevad väga erinevad vastused ja ma arvan, et suhtega on täpselt samamoodi, et kui keegi mind armastaks, siis oleks nagu toredam või ja samas ma alati mõtlen, et
et me oleme kõik kasvanud ilmselt sellega üles, et vaadanud romantilisi filme ja mõelnud, et tahan ka niimoodi, igasuguseid nagu toredaid nüansse. Ega seal nagu väga palju seda kõike ei näidata, mis argipäev toob ja mis need, ma ei tea, mured toovad, on ju. Nii et jah, miks? Sa tõid juba selle korra välja, aga lähme ühe küsimusega võib-olla rohkem selle sisse, et kas ja kui palju tegelikult mõjutab noore inimese esimese samme lähisuhetesse astumisel see, mida ta on kas oma vanemate pealt näinud, nende käest kuulnud, mida üldse see keskkond, kus ta on kasvanud, on talle pakkunud? Minu tunnetust mööda nagu tohutult. Nii, ma ei tea, filosoofiliselt öeldakse, et head ja halba ei ole, aga no ta on tõesti, no ütleme siis nii sellistes kandvates ideedes ja mõtetes, kui ka siis nagu vastupidi. Et ma näen seda oma igapäevatöös nagu, ma ei tea, kuidagi millegipärast on niimoodi, et järjest rohkem. Et vahel, kui vaatad selliseid nagu käitumisi, et mõnikord isegi see noor inimene või siis ka vanem inimene, tegelikult ei olegi väga tähtis, kui vana ta on, et ta tahab nagu millestki eemale. Ma ei tea, isa jõi näiteks alkoholi liiga palju. Ja siis ta nagu umbes, ütleme, mul tuleb praegu üks näide, et ja siis ta nagu väga palju aastaid suutis nagu sellest kõigest eemal hoida. Ja siis ta kuidagi ikka nagu kukkus sinna. Ma ei ütle, et niimoodi on, aga ta võib niimoodi olla, et see tohutult mõjutab. See on nagu, ma kuulan inimesi, siis nad ütlevad, et ma ei tea, et järsku mu partner meenutas mulle mu ema sellist natuke pahast pilku, kui ta nägi, ma ei tea, mul 3 tunnistusel ja see, mulle ei meeldi see sõna, aga ma võin kasutada ikkagi, käivitas, triggerdas minu mingisuguse asja nagu vanem, ma seisan jälle nagu vanema ees, aga nüüd on see minu mees või naine. Et selliseid asju on argipäev, ma luban teile, täis. Siit kohe mul selle sama jutu käigus tuli meelde see, et tihtipeale öeldakse, et näe, et valised endale naise või tüdruksõbra oma ema järgi või siis on ka ju tegelikult sellist nagu teist äärmust, et inimene ise justkui räägib, et ma ei taha kindlasti võtta endale sellist partnerit, kes meenutaks mulle kas minu ema või kedagi sugulast. Kas see on lihtsalt selline nagu üldistamine, on need sellised nagu müüdid või on tegelikult mingisugune tõetera ka seal sees? Jah, seal on jälle kõike. On tõeterasid, on müüte, on kõiki asju, mida mina olen tähele pannud, et kui vahel nagu küsid inimese käest, et kas see meenutab sulle, või kas su partner meenutab sulle su ema või isa või välimuselt või käitumuslikult, siis väga tihti öeldakse, et ei, kindlasti mitte. Aga see on jälle kuidagi see, et vahel teised näevad nagu rohkem kui ise, et ma olen kuidagi seda ka pannud tähele, et inimene ise ei pruugi seda tajuda. Et ma olen perekoolis üht huvitavat fenomeni näinud, ma ei pretendeeri siin absoluutsele tõele, aga ma olen tähele pannud, et osad paarid on väga sarnased näost. Just näost. Et nagu kohe vaatad, et üks on ikka täitsa mees ja teine on täitsa naine või mis vahet selle, mis soost nad on. Aga nad on sarnased ja sellega ma mäletan, oli üks mingi psühholoogiline selline uuring ka, et see, et sa oled harjunud juba nagu ühte nägu seal peeglist nägema ja ükskõik, kui väga sa endale meeldid või ei meeldi, et see tuttavlikkus nagu kuidagi sa tunned selle ära ja siis tuleb ju sealt edasi selline tore lugu, et mõnikord on koerad ka oma peremehe nägu või vastupidi, ma ei tea, kuidas see asi seal täpselt käib. Nii et seal on midagi, tõesti on ja jälle klientide puhul vaadates, enda puhul vaadates, oma laste puhul vaadates või üldse, et kui sa nagu tähele paned seda elu ja inimesi, siis minu arust jälle täpselt 2 suunda. Kas midagi sarnast või püütakse leida midagi täiesti vastupidist. Et see on nagu see tore lugu, kus oli 2 venda ja isa oli alkohoolik, nagu tugev alkohoolik või tugevalt sõltuvuses. Ja üks poeg siis ei olnud tilkagi ja teine siis pani samas rada ja siis mõlema poja käest küsiti, et miks nii. Ja mõlemal oli üks vastus, vaatama isa. Lähme siit edasi järgmise sellise alateema juurde, mis võiks olla, kuidas üldse terveid suhteid luua. Kui sa leiad endale potentsiaalse partneri,
kuidas üldse uue potentsiaalse partneriga suhelda, mis on need esimesed sammud, mida teha, mida omavahel arutada üldse enne, kui kasutame siis sellist kõnekeelt, et enne kui kokku hakkame käima. või leivad ühte kappi paneme. No see on võib-olla juba natuke liiga palju. Jaa, no mul on sellega välja kujunenud juba siin väike nali, ma vahel räägin seda oma klientidele, et kui partneril on olnud, või siis potentsiaalsel partneril on olnud ennem partnereid, siis minu arust võiks väikse review küsida. No muidu me küsime kõikide asjade kohta, eks ole. No see on nagu naljaga pooleks, aga seda saaksid teha väga küpsed inimesed. Nagu väga vihata inimesed, väga solvumata inimesed või solvumiseta. Et minu arust on see geniaalne idee, et väga paljud väga suured traumad, mis suhetes võiks tekkida, võib-olla oleks neid kõvasti vähem. Ma ei ütle, et üldse mitte. Aga et on ju alati olemas mingisugused ohumärgid. Jah, inimene areneb. Me kindlasti selle vastu nagu vaielda ei saa. Aga kui on ikka sellised tugevad asjad, nagu mingi vägivalla teema või mingi sellised hullud sõltuvusteemad või et siis mul on kohe selle intervjuu läbiviimiseks nagu oma struktuur tehtud, et asjad, mis mulle nagu väga meeldisid, asjad, mis olid nii ja naa ja asjad, mis mulle üldse ei sobinud, aga sinna lõppu tuleb öelda, et võib-olla sinul on täiesti okei, sellepärast et erinevad inimesed toovad erinevates inimestes erinevaid asju üles, et see ja siis teine lõbuslugu on, ma ei tea, kas seda teha teisel või kolmandal kohtingul, aga no ikkagi tuleks nagu võtta see elukaart nagu lahti need teemad. Et alustame, mulle väga meeldivad ka need mõtted, et alustame nagu õigetest definitsioonidest. Et näiteks kui ma ütlen, et defineeri sina mulle armastust, eks ole, siis defineerin mina, siis kutsume siin kellegi veel, siis ma tean seda, et me nagu näeme seda asja erinevalt. Ja siis hakkab edasi, mis on petmine, mis on valetamine, kas mitte rääkimine on valetamine, põhimõtteliselt tegelikult peaks täna ka mõtlema, et kas sul on mingeid füüsilisi või vaimseid õrnuseid, kõigil on, millega me arvestame, mida seks tähendab sinu jaoks, mida ta täna tähendab, mis sa arvad, et edasi tähendab, et mulle tundub, et üks selliseid nagu kõige levinumaid armastuse loogikaid kuidagi võiks olla see, et kui meil on keha, vaim ja emotsioonid ja kõik, siis minu arust nad kõik peaksid olema nagu toidetud. Et kuigi ma tean, et näiteks osad inimesed võivad täitsa vabalt öelda, et minule täitsa piisab, et meil on söök laual ja katus pea kohal ja see seks pole minu jaoks oluline ja kui ta partner on samasugune, siis on ju kõik väga hästi. Aga jah, et kui ma juba täna tunnen oma seksuaalsust näiteks või nagu oma selliseid, millest ma unistan, ma alati ütlen, et ärge pange eesmärki, et kui sa paned eesmärgi, et ma ükskord ise tegin seda lihtsalt, et eesmärki, et ma ei tea, mu kuupalk on, ma ei tea, 3000, siis pärast mõtlesin, et aga miks ma siis rohkem ei küsinud. Ehk siis, et unistage. Ja siis tuleb see kõik läbi nagu rääkida, et kuni siis selleni välja, kas me tahame, kas me tahame, et kuidas sa lastesse suhtud ja nii edasi, nii edasi. Nii et ja siis tuleb ka nagu üks asi lahti lasta. Me ei saa pärast öelda, et aga me ju rääkisime sellest. Ja kunagi sa ütlesid hoopis teistmoodi. Me ju arenesime edasi. Ma olen näinud inimesi, kes ütlevad mingi periood, et see või teine asi pole neile tähtis. Nagu öeldakse, pole saanud, ei tea tahta. Ja siis mingil hetkel on see väga tähtis. Nii et see, kõik need teemad tuleb läbi rääkida, sest millega ma olen seal nõustamisel kokku puutunud, ütleme, kõige keerukamad kohad ongi olnud need, et ma ei teadnud, et tal on depressioon näiteks või siis, et ma teadsin, aga ma ei teadnud, kuidas see mulle mõjub, ma ei oska sellega nagu toimetada, sest et mida ma ka koolides ütlen, et ammu oleks aeg õpetada lastele, noortele muu hulgas ka nagu neid vaimse tervise eripärasid. Et anatoomiat nagunii, eks ole, ja kuidas keha töötab ja toimib, et see on väga-väga suur endiselt ikkagi väga suur auk, et need inimesed ei tunne seda ära, mille jälle olen kokku puutunud sellise tugevate nartsissistlike joontega inimestega, kus nagu tundub alguses, et ma olen täiesti unelmate printsi või printsessi saanud, et selline armastuse pommitamine, sõnumid hommikul, õhtul, lõunal, roosid, ja
ja siis järsku hakkab mingi siuke tohutu kontrollimine ja selline karistan ei karista lugu ja inimesed võivad minna nagu väga suurte šokki ja sellised traumad, mis inimesed võivad teha teistele inimestele, võib võtta aastaid, kui mitte aastakümneid, et sellest terveneda. Võib-olla mõnele kuulajale, kes on ise noorem, tema jaoks see tundub selline ikkagi juba täiskasvanute suhete teema, aga kas see on ka võimalik seda sama kehtestada või mõelda ka näiteks nende noorte puhul, kes on näiteks seal 16-17, see ongi nende esimene suhe, ilmselgelt nad ei hakka seal mõtlema selle peale, kas, kui palju see inimene teenib ja nii edasi, seal need nii-öelda olulised punktid nii-öelda selles suhtes või selles partneris, keda siis nähakse, on ilmselt teistsugused, aga kas need põhitõed on ikkagi siis sel juhul samad? Ikka, selles mõttes, et me ju tahaksime liikuda turvaliste suhete poole, et turvalisus tähendab ju hästi palju neid aspekte, mis peavad olema täidetud. Noorte puhul ma jälle ei ole väga vahet aga vanuses, aga nagu mis ma tahan öelda, et ma olen avastanud ühe hästi huvitava nüanssi siin elus, et vahel inimestele nii väga meeldib meeldida, et nad võivad endale maha müüa või siis nagu omaks võtta, et ta nii tahtis ja et inimene sai tähelepanu, et öeldakse vahel ju ka, et sa tahad ainult tähelepanu, aga siis ma küsin, et tähelepanu ju ongi armastus üks osa, eks ole. Et selliseid asju nagu vaadata ja muidugi, mis noorte puhul on teema väga suur, et kui nad ei ole näinud nüüd neid väga tervislikke mudeleid või siis nagu osaliselt ei ole näinud, siis on ka see, et nende nagu need standardid või need, mis nad nagu ootavad, võivad olla üsna väiksed või üsna sarnased sellele, vaatamata sellele, et nad ei taha seda, aga ikkagi see nagu võib juhtuda nagu uuesti, et muidu, kuidas me seletame muidu nagu neid olukordasid, kus laps on näiteks vägivaldsest perest või vägivaldse isaga kasvanud ja siis ta mehega nagu sama lugu on ju, või tähendab, et ta on ka vägivaldne. Nii et turvalisuse poole ja täna ma ütlen ka näiteks endal see kabinetis, et tulge arutame, et ei pea, ma ei saa kõike teada ja üldsegi, kui ma mõtlen, et ma ise olin 16, siis nüüd ma tean seda väga hästi. 16 ja 16, nagu ma need 10-16 aastast ritta, teate, igaühega on täitsa oma lugu. On väga suurt teadlikkust, on väga suurt tarkust ja siis on tõesti sellist, kus nagu inimene ei ole ju süüdi, et ta ei tea, keegi pole süüdi nagu selles mõttes, aga et teadmiste puudumine ei ole lollus, et sellised nagu hinnangud ja sildid tuleb ära võtta, sest et kui ta pole see vaesekene seda teadnud, mul tuleb just lõbus lugu, et 16, mul üks hea tuttav rääkis sellise armsa loo, kuidas tal on 3 last, siis rääkides nüüd inimeste teadlikkusest ja tal poeg siis 8-aastane ja 3. laps siis seal turvahallis, beebi on ju. Ja siis 8-aastane, et siis tema teadlikkus oli näiteks nii kõrge, et ta tuli ema juurde ja ütles, et räägi mulle nüüd täpselt, et kuidas neid lapsi tehakse. Ema oli selline, et kuidas ma sul nüüd siis mõtles on ju niimoodi, võttis pausi, mitte midagi ei öelnud, tegeles selle beebiga ja ise mõtles, mis ma nüüd ütlen. Ja siis see 8-aastane poiss ütles, et täitsa lõpp. Endal on 3 last ja mitte midagi ei oska öelda. Et kui me räägime vanustest või et kuidas nagu need teadlikkused on. Ja siis see naine oli öelnud, et mine isa juurde, et siuke meeste värk on ju, et isa räägib. Sellega ka nii ja mis ta ei osanud lihtsalt esialgu seda kuidagi seletada, on ju. Ja siis oli selline armas lugu, et see poiss oli siis, ta oli juba ennem ka rääkinud, et tema on üldse armunud oma klassiõesse. Selle koha peal ei tohi kunagi naerda, sest et tema ongi niimoodi armunud nagu tema, täna teab ja oskab ja tema selle kõik lubab, eks ole, kuna ta oli väga teadlik noormees, siis nii on. Ja siis ta oli siis öelnud niimoodi, et selle seksi asjaga ka niimoodi, et ma tahan sellepärast juba teada, et ma ei mäleta see tüdruku nime, ütleme, et näiteks Rutt on ju, et mõtle, Rutt võib ühel päeval lapsi tahta. Ja siis ma olen nagu väike jobuma ja mitte midagi ei oska seal teha. Et teine oli kõik läbi mõelnud, et ma ikkagi valmistan ennast ette, kuidas see asi käib. Nii et see on ka minu arust ühest küljest hästi avardav mõte,
ja natuke ka kitsendav, et need teadlikkused, et ma ütlen vahel ka vanematele, teismeliste vanematega, veel suuremate laste vanematele, et ärge pange neid nagu ühte potti, ärge öelge, et nii on, nii ei ole, need umbes hullud teismelised, hormoonid möllavad, need on täitsa segi peast, on ju, et tegelikult on igatemoodi, et just nagu selline austamine jääks, et kui me neid hinnanguid ja silte paneme, siis tegelikult, mida ma veel palju näen, et need noored ei tule ka oma vanematega asju arutama varem. Tulevad mõnikord siis, kui me peame tagajärgedega tegelema, et sellepärast nagu mõelgegi pigem püüdke teada saada, milline on teie laste ja noorte teadlikkus, näiteks filme vaadates või mingeid asju nagu üle küsides või et arutleda, et eile mul oli nii tore nõustamisel üks tüdruk, 14-aastane ja alakõhuvalud ja ma pean kõik need küsimused ära küsima, mis me seal peame küsima, neid on päris palju ja siis ma ikkagi, ma vähe puudus, et ma oleks nagu laginal naerma hakanud ja siis 12-aastane ma pidin küsima, et ega sul ei ole noormeest või sellist boyfriendi või midagi, siis ta vaatas mind sellise näoga, nagu ta oleks tõesti nagu tulnukat näinud päisepäeva ajal või see tulnukas istub seal nagu kabinetis, on ju. Ja siis ma pidin ikkagi laiendama, sest see boyfriend võib olla. Nagu sina ütlesid, eks ole, et kõik ei tähenda ju seda, et me nendega ma ei tea, mis asju teeme või toredaid asju teeme. Ja nii siis ma küsisin, et ega ei ole seksuaalelu olnud. Siis ta vaatas mulle otsa, ütles, et lolliks läksid või? Jah, mis näitab ka seda, kui tegelikult erinevas staadiumis oma elus võivad ka noored olla, et kas siis lapsevanematena ja tegelikult noorena endana ka, et vaatamata sellele, et kas sa tahad või ei taha suhet, siis teadlikkus sellest, mida sa tegelikult tahad, üleüldiselt ka nii-öelda maailmast, tegelikult on oluline juba enne sellest aru saada, lisaks kui muidugi vanematele samamoodi võib-olla siis koputada natukene, et see nii-öelda teadlikkus ei tähenda seda, et kohe teie siis lapsed hakkavad endale partnerid otsima, et pigem on lihtsalt tore vähemalt see teadmine, et mu laps teab, mis on need väärtused, mida ta tulevikus siis selles suhtest otsib ja siis võib-olla ka ühel hetkel ei teki neid selliseid kogemata juhusuhted, mis võivad ka täiesti kogemata lõppeda kas emotsionaalselt kuidagi rusuvalt või teistmoodi. Läheme siit edasi tervete ja ebatervete suhete juurde. Alati on see küsimus, et aga mis see siis terve suhe on, kuidas seda ära tunda, mis teeb siis selle suhte täisväärtuslikuks või terveks suhteks, et on see ausus, on see kommunikatsioon, austus, turvalisus, et kui juba noor inimene on selles suhtes, siis kas on mingisugune kindel valem, võtad ette, paned seina peale, paned linnukesed ja siis saad öelda, et vot, mina olen terves suhtes, mul on kõik hästi. Ongi kõik need asjad, mida sa nimetasid, et mul on selline, ma ei tea, kuidas seda lihtsalt valemit nüüd siis öelda. Me ju tunneme oma kehaga, me tunneme oma südamega, me tunneme oma ajuga, me mõtleme oma ajuga, et minu arvates üks selline armas mõte, et mulle ütles kunagi üks hea tuttav, et tead, kui sa tunned, et midagi on valesti, siis usu mind ongi. Ma jälle nagu ei pea ka seda kuldreegliks, sest mõnikord on meil enda mingid lapsepõlve hirmud ja siis on nagu mingit asja kardad ja sa veel täpselt ei tea ka, mida sa täpselt kardad. Aga just, et see tunne oleks õige, et ei hakkaks nagu neid punaseid lippe kuskile, ma ei tea, vaiba alla lükkama, mis väga tihti juhtub, sest mis suhtes üldse juhtub, seal juhtub ju igasuguseid toredaid asju palju. Ja miks vahel inimesed nagu ei söenda ka ei öelda mingites kohtades on see, et aga ma ei taha sinust ilma jääda. Et kõik need asjad, mis on toredad, nagu väga paljud nõustajad on ka öelnud, et naine kannatab füüsilist vägivalda ja siis on nõustaja juures ja siis ütleb, et aga muidu on see mees tore, on ju. Et seda nagu tunnetada ja arutleda ja mitte tõesti nagu ära peita asju, mis sulle tunduvad sellised pluss-miinus. Et ma ei ütle, et siis ongi halvasti, aga just minu jälle need nõustamise nagu lood on ka olnud sellised, et vahel on mingid nii tugevaid statemente ütlevad, jälle vahet ei ole, mis vanuses inimesed,
ja inimesed ei võta seda tõsiselt või et nagu vaatavad sellest üle. Et täpselt see, mida sa kehaliselt tunned, mida sa igatepidi tunned. Et mul tuleb meelde üks lugu siin praegu, kus üks naine ütles, et super suhe, ta oli väga armastatud ja väga hoitud ja väga hoolitsetud ja kõik komplimendid ja kõik asjad, aga et vahel ta tundis ennast nagu seksuaalsetes tegevustes nagu veidi allutatuna. Ja ta ütles, et ta ei tundnud, et ta seda väga naudib. Aga et nad jällegi seda kommunikatsiooni ei olnud, ta nagu ei tihkanud sellest rääkida, sõna tihkamine on hästi õige. Et ei tihkanud rääkida, sest et kõik muu oli ju nii suurepärane. Aga et siis kuidas me neid mikrotõdesid siis räägime või makrotõdesid, või minu arust nagu tuleb õppida rääkima hästi ausalt ja hästi südamest ja tegelikult nagu hästi südamega. Mina alati soovitan seda, et räägi, mida sa tunned, miks sa nii tunned, mõtle ka ise, võib-olla on ajaloos midagi, mis sind nagu niimoodi on tundma pannud või mis on sul nagu mingid halvad või kurvad või nagu sellised ebameeldivad mälestused. See ei pruugi alati olla partneriga seotud, aga et me arutleme sellest, sest mida avatum meil see suhe on, see on minu nagu tänase päeva nagu mõttega, me ei saa päris autentsesse ja sügavasse suhtesse, kui me ei ole lõpuni ausad. Ma tahaks teada nagu näiteks meeste puhul kõiki kiusamisi, mis ta ise on teinud, mis temaga on tehtud. Kõik need asjad võivad hakata meie paari suhtes niimoodi mängima, et sa isegi ei tea, mille peale see mees nüüd ägestus, vihastas või läks kurvaks või eemaldus. Et need lood on kaasas ja need lood tuleb ka nagu õppida lahti laskma või et kui ma tahaksin niimoodi nagu soovitada inimestele, et kui sa armastad, siis armasta nagu täiega. Et armastus on, et mõlemad võtame vastutuse selle armastuse eest. Et me võtame igal hommikul ja me valime üksteist uuesti kõiges. Et ja kui keegi tahab nagu välja minna suhtest, siis tuleb ka sellest väga ausalt rääkida. Mitte niimoodi, et enne lähen ära ja pärast vaatame, mis siis saab, mis sest järgi jäi. Et sellist nagu ilusat lahkuminemist tuleks ka hakata õppima ja õpetama ja inspireerima. Et vastutus ja ma täna ütlen niimoodi, et ma loen ise praegu väga armsat raamatut juba mitmendat korda, vähe on raamatuid, mida ma mitu korda loen, aga seda ma tõesti loen, mille nimi on Teadlik armastus ja mulle väga meeldib nende autorid, nad on terapeudid ja et selline hästi hea loogika ja mõte, et me ei vastuta suhte heaolu eest 50-50%, vaid me vastutame suhte heaolu eest 100 ja 100%. Ma juba paneksin kraadi kõvemaks 1000. Et suhe on väga suur inimeste õnneallikas ja väga suur õnnetusallikas, kui seal midagi nagu läheb kreeni või kurvaks või lahku või mis iganes. Et see võtab klassikaliselt inimestel niimoodi aega, energiat, mõttetööd nagu väga-väga tugevalt. Et sellepärast see investeering tasub ennast, ma isegi nimeta protsente, nagu täielikult ära, et töö on tähtis, raha on tähtis, armastus on kõige tähtsam. Enne, kui me läheme järgmiste teemade juurde, sealhulgas kindlasti räägime ka lahkuminekutest. See on nüüd ühtpidi võib-olla keeruline küsimus, ma tahan nagu nii selgelt seda saada, et aga kuidas ära tunda ohumärke ja mis need ohumärgid siis on, mis ütlevad mulle suurelt punasega, et nüüd lõpeta ära või ära üldse mine sinna suhtesse, oled sa kas 14-aastane, 16-aastane või 26-aastane? Selline klišeelause, väga hea küsimus, eks ole. Ta ei ole ka klišee, ta on tegelikult päris nagu mõte tõesti. Üldiselt on nii. Me peame ära kaaluma, esiteks, mida meile partner näitab. Me alguses ju toome kõik oma kõige säravamad pooled esile, eks ole. Ja siis nagu me peame hakkama siis seda avama. Minule meeldib mõte, et armumine on jube vinge, aga mulle tundub, et veel vingem on see armastamise, õppimise lugu nagu koos, on ju. Ja küsida ja küsidagi traumasid ja nagu selliseid raskeid kohti.
ma ei tea, kuni selline välja, et keegi on üritanud võib-olla enesetappu teha, on ju. Et ja siis me peame võtma sellise kaalu, sellise armastuse kaalu ja kõik need õrnad asjad nagu panema lauale või sinna kaalule ja mõtlema, kas ma selle kõigega tulen toime. Sest heaga tuleme me nagunii toime. Aga et et kas me peame nüüd suhtes olema selline terapeut või siis selline, et kõik haavatud linnud kogunege, on ju, mida ma kanen palju, et minu armastus teeb ta terveks ja siis on nagu hästi. Et hästi nagu mõelda, jah, et kas ma tulen sellega toime, aga mis on need sellised hästi klassikalised punased lipud, petmine, valetamine, täitsa kindlasti. Et osad inimesed alguses kohe ei oska veel mitte valetada, aga siis hakkabki see, et kas me siis inspireerime üksteist või siis jälle defineerime, mis see sinu jaoks on. Kas see on valetamine, et sa ütled, et sa jõuad 15 minuti pärast, aga jõuad hoopis 40 minuti pärast, et me hakkame ühtlustama neid definitsioone. Et seda küll siis sõltuvused on kindlasti selline asi, kuigi ma nüüd olen nii palju nende sõltuvuste kohta ka nagu lugenud ja mõelnud, et kui keegi just siin hiljuti ütles, et me kõik oleme millestki sõltuvuses, siis ega ma nagu otseselt vastu ka vaielda ei julge. Et tõesti, lihtsalt, et mis määr see on, et võib-olla siis jälle, et kuidas me sellega toime tuleme või et ja siis selline düsfunktsionaalne nagu eluga hakkama saamine. Et tuleb nagu väga-väga tugevalt läbi mõelda, et mul on olnud nüüd mitu klienti järjest, kus inimesed on olnud 7 aastat koos näiteks, otsustanud lapse saada ja siis peale lapse sündi ütleb mees, et see ei ole minu jaoks ja kolib ära. Et kõik on võimalik, aga see võib juhtuda ka peale 20 abielu aastat, eks ole. Nii et need on sellised kindlad asjad ja kindlad märgid, et võib-olla endale ka teha sellised kastikesed, kindlad asjad, võib-olla asjad ja siis pole üldse tähtsad asjad. Jälle ühtpidi me tuleme selle juurde tagasi, et inimene ise paneb endale paika, mida tema ootab, mida tema soovib ja siis, kui ta on enda jaoks need asjad selgeks teinud, alles siis saab ta selles mõttes olla vähemalt natukene kindlam selles osas, et see uus partner või siis esmakordne partner on siis selline nagu ta seda sooviks. Kui suhe on juba olemas, siis nagu inimestel ikka, võib tekkida eriarvamusi. Kuidas suhtes olles üldse oma vajadusi kommunikeerida ja kuidas siis vahel neid eriarvamusi, mis võivad tulla täpselt nendest vajaduste erisusest, kuidas neid siis edukalt lahendada? Jälle see kuldne idee rääkimine. Viisakas rääkimine. Hästi viisakas rääkimine, et näiteks seesama nagu need hea suhte valemidki, et näiteks inimesed väga sageli vajavad ka oma aega ja oma ruumi, et nagu me räägiksime need kohe alguses ära, mis me vajame ja jällegi panna valmis ennast selleks, et see kõik võib muutuda ja täna on mul selline soovitus ka, et naised ütlevad vahel nii armsasti räägivad, et siis ma solvusin mehe peale ja siis ma olin nagu mitu päeva solvunud ja mõned on isegi mitu nädalat solvunud ja siis ma armastan küll teda, aga praegu ikka rääkida nagu üldse ei taha, nagu mitte midagi ei taha. Et ma ikka tahan nagu mingi kookonis olla, on ju. Ja mehed räägivad täpselt samamoodi, et tuleb üks mees meelde, kus ta ütles niimoodi, et ta solvuski, aga ta ei sööndanud seda välja öelda naisele, sest et teda oli õpetatud väiksest peale niimoodi, et mehed ei solvu. Ja, mees on nagu üks stoiline kuju ja tema ei solvu. Ja siis ta tahtis ka minna koopasse, vahel ma ütlen, et see on nagu kilpkond, et tõmbaks nagu kõik ära, on ju sinna, oleks seal hästi vaikselt, kuni mööda läheb. Aga siis vahel on juba see naine, kes tuleb ja trummeldab sinna kilpkonna nagu katussele, et ma ei ole nõus, on ju. Et meil on erinev valmisolek ja erinev aeg nendest asjadest rääkida, me peame austama üksteise ruumi. Ma alati ütlen, et kui sa tahad minna ruumist välja, nagu said pahaseks või midagi, siis mine aga ütle, et sa tuled tagasi, et sa lähed tuulutama, et sa lähed rahunema. Et muidu on teisel selline tunne, et ta jäeti maha, tal on nii halb olla, tahaks umbes taldrikuid loopida ja siis lisaks ta jäeti maha, et ma alati ütlen, et see on nagu väikese lapsega, et kui tal on millegi pärast halb olla, sest meie sees on väike laps ja see jääb alati. Lihtsalt ta peab olema nagu tervislikus osas. et siis ongi, et kas ta on väsinud, näljas, ma ei tea, haavatud, et siis ta tahab hellust.
no siis ta ei taha pahandamist, ta ei taha kunagi pahandamist, meie partner ei taha mitte kunagi pahandamist ega kritiseerimist. Ma olen ammu öelnud, et lõpetage ära oma jutud nendest konstruktiivsetest kriitikatest. Ma võiks 1000 inimest panna saali istuma, ütlema, et tõstke käsi, kellele meeldib. Ma olen tõesti kindel. No mõned ütlevad seda ja see viib edasi, aga viib edasi ka nagu väga positiivne, väga hea tagasiside, eks ole. Et see jah, et kuidas rääkida, millise pilguga vaadata, milline kehakeel sul on, tõesti rahunege ennem, et nagu vahel lähebki ja vahel nagu ma näen, kuidas inimesed kohe tahavad mingeid asju välja paisata. Mul oma õde tuli kunagi koju, oli nii vihane. Ema ütles, et noh, mis siis juhtus nüüd ja ma ei tea, midagi juhtus tal selle mehega ja ema võttis need taldrikud, no 10 taldrikut oli, ütles, et no ma ei tea, hakka siis loopima nagu. Noh, õde vaatas teda pika pilguga, et nalja teed või? Siis ta ütles, et ei, et see maandab. Ja siis õde ütles ja hakkas nagu lajatama täiesti vastu ahju, mina mõtlesin, see ahi läheb katki ennem. Et no, kui ma tunnen, et see on minu keel, siis hästi, aga sa ei tohi ju kellegi peal ennast välja elada. Sa lihtsalt ei tohi. Mina ei tea, mine metsa karju seal nagu kõigest kõrist, puud üldse ei pahanda. Et nagu rahune ära, aga väga hea on, noh tõesti on mehi, kes lähevad boksitrenni ja kütavad seal nii, et tead on kütetud, on ju. Et inimesed tahavad ennast välja elada, aga jah, sa ei tohi seda kunagi partneri peal teha. Selline huvitav sõna, mõnede jaoks huvitav, mõne jaoks hirmutav, teise jaoks juba täiesti tavapärane, nõusolek. Me räägime nõusolekust tihtipeale selles võtmes, et just sellepärast, et osade inimeste jaoks on see nii kuidagi nagu vastuvõetamatu, et kuidas ma nüüd klubis lähen ja küsin nõusolekut. Seda enam on osadele inimestele arusaamatu see, et miks mul on vaja nõusolekut oma suhtes. See on minu suhe. Ma tean, kui mina midagi tahan, ju siis partner tahab ka. Suhtes olles tegelikult me ei saa ikkagi üle ka ümber sellest nõusolekust. Nii vaimses kui füüsilises mõttes. Kuidas aru saada, et siis erinevate tegevuste jaoks on sul kaasas nõusolek olemas ja noh, võib-olla veidi provotseerivat, et kas iga suudluse jaoks ongi siis nagu nõusolekut vaja, et igaks juhuks küsin alati või et mis teema sellega on? No see ongi väga armas teema. Ja ka minu üks lemmikteemadest, et kui ma koolides ka räägin sellest nõusolekust ja siis ma olen huvitavalt kokku puutunud ka sellise asjaga, kus on mõnikord mõni tüdruk öelnud näiteks, et see on ka ebaromantiline. Kuhu jääb siis kõik see, lihtsalt vaatan kuskile kaugusesse ja siis see mees tabab ära selle õige hetke. No enamasti ma ütlen, et asjad oleksid väga selged, on meil vaja verbaalset nõusolekut. Ega see võib ka väga romantiline olla, kui mees vaatab sügavalt silma, ütleb, et ma nüüd hakkan suudlema sind või tähendab, kas ma võin sind hakata võib-olla nii ei maksa. Ma nüüd hakka. Ei, ära hakka. Et kas ma võin sind suudelda, siis ma olen täitsa kindel, et see võib väga romantiline olla ja naine siis ütleb vastavalt, et ei või jaa, on ju. Aga Eesti mees ja noormees ka meil on ikkagi maast madalast õpetatud, et mis sellistel teemadel me ei räägi. Ja siis sa pead veel midagi sellist küsima. No siis tuleb nagu lahti lasta sellest, mis meist õpetatud on, sest et see ongi noorte täiskasvanute tegelikult teema, et te saate suureks ja te hakkate väga palju erinevaid hoiakuid, uskumusi, õpetusi küsimärkidega alla panema. Et sellest me oleme nüüd ju tegelikult ammu möödas, et mehed ei nuta ja nendel ei ole emotsioone ja nemad on alati tugevad. Miks? Mees ja naine on võrdsed, poiss ja tüdruk on võrdsed ja me oleme natuke erinevad, meil on natuke erinevad tugevused ja võib-olla õrnused, aga me oleme võrdsed niimoodi, et tuleb õppida küsima, sest et mis sellest küsimatusest juhtunud on ju, me seda nüüd oleme siin näinud, aga et inimesed võivad väga valesti asju tõlgendada, nagu väga valesti ja see võib nagu väga kurbadesse ja rasketesse kohtadesse viia. Nii et kõigeks, ma ei võta käest kinni ka ei tohi võtta ilma küsimata. Ja näiteks väikeste lastega tuleb ju õpetada maast madalast, et ei ole niimoodi, et sa rabad siin, ma ei tea, Juku või Juhani kaissusest, et ta on jube armas sinu arvates. Et sa pead jälle küsima. Et see on see, mida me kodudes ju peaksime nagu maast madalast neile ette näitama. Ma alati ütlen, et minu arust see jutt
jutt jääb ikka veits nagu lahjaks. No mis veits, väga kõvasti. Et me peame rääkima, me peame nagu ise käituma niimoodi, et kui me ütleme pärast oma täiskasvanud lastele ka, et ole austav ja ma ei tea, küsi nõusolekut ja ole tähelepanelik ja nii edasi, siis mis sa siis ise tegid omal ajal või mis sa siis täna teed, et me, see läheb siis autentseks, kui nad näevad, et sa elad seda, mida sa räägid. Ja kui keegi mõtleb selle peale, et nõusoleku küsimine, ükskõik on see käest kinnihoidmine, suudlemine või midagi enamat, et see on kuidagi piinlik, siis just ongi see, et aga kui sa nõusolekut ei küsi, siis ei ole mitte enam piinlik, aga seal võivad olla hoopis muud tagajärjed, et kui see suhe on terve, siis see väike piinlikkus seal võib olla hoopis jälle fun ja sellest on üks tore lugu ühel hetkel tekib ja lõppude lõpuks mitte midagi halba ei saa juhtuda, et kui teine võib-olla itsitabki ja ütleb, et jah, muidugi, et ja siis las ta itsitab ja sellest võib-olla tuleb hoopis midagi. Ja see tegelikult väga, ütleme, sageli just lähendab inimesi. Et ma olen kuulnud naisi, kes ka ütlevad ja mehi samamoodi, et mõtle, kui armasta küsis nagu selleks või teiseks või kolmandaks asjaks luba. Et see on üli tähtis, sest et jällegi, kui me võtame näiteks seksuaalsed tegevused, eks ole, siis ma ei tea, ma saaks vist väga suure vihavalangu, kui ma ütlen, et nagu päriselt peaks neid õpetama nagu väga hästi tegema esiteks. See on nagu söögi tegemisega. Jumala hästi võib olla, et mul on Anne lihtsalt jube hästi süüa teha, et pannakse loomaliha lauale ja siis ma teen seal mingisuguseid super asju. Aga et kuna see ikkagi käib nii komistades ja nii nagu ikka väga ebateadlikult, siis näiteks ongi olnud selliseid olukordasid, kus umbes ma ei tea, mingiks seksiks on küsitud luba, aga siis on nagu see, et see laiendatakse siis ära, et nüüd me võime kõike teha. Nüüd, ma ei tea, nüüd sa oled juba selle loa andnud, aga seal on igaks tegevuseks vaja uuesti luba. Ja see on nii oluline sellest rääkida, sest et kui jällegi olen kohanud inimesi, kes ütlevad, et mingil hetkel ma tundsin ennast täiesti ebamugavalt, et mis ma siis sellega nüüd teen, et siis ma ütlen, et siis tuleb ka rääkida sellest, et sa tundsid ennast ebamugavalt ja jälle korrata. Sest et üks asi, mis minu jaoks on üldse väga huvitav teema, ei mõista üldse hukka, inimesed on erinevad, nende soovid on erinevad, nende sellised kired on erinevad, aga ma mõtlen, et näiteks kas see seks võõraste inimestega, et siis tuleb ju samamoodi nagu ennem see läbirääkimise koht teha, sest et sa isegi ei tunne seda inimest, sa ei kujuta ette, mis seal kõik toimuma võib hakata, et see on ülitähtis. Ja eesti keel on ilus keel, on võimalik ju nõusolekut küsida väga erinevatel moel, aga samal ajal niimoodi, et teine saab aru, ehk siis nõusoleku küsimine ei tähenda seda, et küsida, et kas mul on nõusolek selleks, vaid ju sa võid ka küsida seda, et kas teine inimene soovib teha üht või teist, on see kätes kinni hoidmine või midagi järgmist. Liikudes saate lõpu poole, mõned teemad on siin veel jäänud, siis paratamatult on suhteid nii täiskasvanutel inimestel, on noortel seda võib-olla isegi tihedamini, on see hetk, kui suhe saab otsa. Vahel juhtub nii, et suhe saab erinevatel põhjustel läbi, tihtipeale arvatakse, et üks pool pidi siis kindlasti teist petma või muud sarnast, et selleks et peab olema mingi piisav põhjus suhte lõpetamiseks. Aga kas on siis nagu nii kindlad mingisugused nagu punased jooned, et ainult selle pärast lõpetatakse suhe ja kas see on täiesti mingisugune rumal jutt, et näed, et meil sai omavahel see õige aeg läbi. Sest natukene nagu vahel jääb seda tunnet, et ei, see ei saa ikka olla, et te nagu koos ühiselt otsustasite, et te nüüd ikkagi ei taha enam koos olla, et siin raudselt pidi mingisugune probleem olema. Kõik on võimalik. Et võib olla probleem, võib olla, et ei olnud probleemi, et vahel inimesed tõesti tunnevad ja lepivad kokku, et nüüd on läbi. Et selline armas mõte on vahel, noored räägivad, et me kasvasime lahku, vanemad inimesed ka räägivad seda. Ma ütlen, et vahel me kasvame jälle suureks. Et mul oli kunagi, ise ju õpid ka kogu aeg, mul oli arvamine, et kui keegi on kedagi petnud, ütleme siis jah, et kas tal on siis romantiline suhe olnud, kas siis lühiajaline või pikaaegne, et mul alati tundus, et siis ei ole midagi teha.
aga mul täna enam ei ole seda tunnet, et mul kuidagi see maailm on nii liikunud, et ma arvan, et kui inimestel jääb armastus ja kirg ja hoolimine, lugupidamine ja see säde, see sama asi, millest ma alguses rääkisin, et see süda tunneb ja pea tunneb ja kõik, et siis kindlasti saab kõike teha korda, mitte korda, see ei olegi korrast ära olnud, me areneme selles, et sellesse ma usun nagu täna ka, aga täiesti absoluutselt kõik variandid on laual, mina olen seda igatepidi näinud. Mis ma muidugi väga jälle soovitaksin leppida kokku igasugused asjad ja jällegi selline südamesse rääkimine, et ma tean juba paare, kes teevad lahkuminekupidusid. No nagu pulmapidu, siis nad teevad ka lahkuminekupidusid, et ma lihtsalt nagu mõtlen, et kas nüüd just, jälle maitse küsimus, keegi tahab pidu teha, jumala pärast, põhjuse leiab alati. Aga teine asi, et mõlemad partnerid said ennast väljendada, et nad said nagu oma nagu õrnused nagu ka lauale tuua, et nii nagu see suhtes pidi olema siis see, et me jagame kõike nagu lõpuni, et kõigil on küll oma aeg, võib-olla kohe ei saa rääkida mingitest asjadest, aga et ma kuulan teise inimese ära, et mul on alati üks selline armas teraapiline soovitus, et ma ei tea, minge näiteks jalutama, ma ei tea, Kadrioru parki, minu arust võiks seda teha vähemalt kord kvartalis üks paar. Ja et tund aega, või 2 tundi jalutate, et tund aega räägib ainult mees ja tund aega räägib ainult naine. Ja mitte keegi vahele üldse ei sega vahepeal, et las räägib kõik, ma ei tea, mis tal tööl on, mida ta kardab, mida ta mõtleb ja nii edasi. Kuigi üks naine ütles selle kohta siis, et tore on siis, kui see mehe kord tuleb, siis me kõnnime vaikuses. No siis kõnnite vaikuses, aga ta vähemalt teab, et see on tema aeg tal on võimalus siis rääkida. Sest mida me üldse paari suhtes väga sageli teeme, hüppan korraks sellesse kohta, siis on tagasi, et me tahame kõike korda teha, nagu vähendada, kohe hakata rääkima, mis mina sellest asjast arvan ja see ei ole ainult meeste teema, see on kõikide teema, et nagu mõlemal on ju. Aga lihtsalt kuulada ära, et nagu lasta saab ennast jagada ja siis ongi, et kuidas iganes keegi nagu soovib teha. Ükskord üks noor mees jättis ühe naise maha sõnumi teel. Seda ma nagu ei soovitaks. Et see võib lihtsalt nii alandav olla või see võib, ma ei tea, võib-olla ta ütles ka, et mul ei olegi taga midagi rääkida, väga hea, jälle, vaatame seda nagu mõlemat poolt on ju. Aga klassikaliselt ikkagi inimestel jääb midagi südamele, midagi kriipima, midagi nagu ei saanud korda, et sellepärast ma soovitan alati see korda teha, sest see muidu kipub olema nii, et need asjad tulevad järgmistesse suhetesse kaasa, jah, sageli teise nurga alt, aga nagu öeldakse, elu saab su kätte. Et sellepärast nagu mulle väga meeldib nagu see metafoor, et psühholoogia on nagu üks riidekapp või nagu üks kodu, et seda peab aeg-ajalt koristama, puhastama, tuulutama, mingid asjad ära viskama, et ei ole vaja, et mul seal sipupüksid tänase päevani on, eks ole. Et niimoodi on selle psühholoogiaga ka, et kuidagi see, inimesed on vahel ju väga kaua suhtes, vahet ju ei ole 2 aastat või 20 aastat, aga et siis teeme ka nagu mingid asjad, mis hästi olid ja jälle seesama kastid, mis hästi olid, mis olid nagu nii ja naa, millega ma veel hakkama ei saanud ja mis oli mul nagu lihtsalt selline vabaduse teema, on ju, et ma olen vahel isegi soovitanud oma endistele partneritele, kallimatele meestele, naistele kirjutada üks ilus kiri, et see on väga südant soojendav, et tõesti see kindlasti on võimalik minna kaunilt lahku. Ükskõik, väga sageli on ju ka niimoodi, üks oli selleks valmis, teine ei olnud selleks valmis. Hästi, aga aitame siis seda teist inimest ka, et nagu jah, ma ei saa sind enam romantiliselt armastada näiteks, mul ei ole enam seda tunnet, kuigi mina ei ole kunagi aru saanud, kuhu see tunne siis läheb, et kas see on nagu kas see armastus on siis nagu mingi vorst, mis lihtsalt ühel päeval sealt külmkapist otsa sai või et siis ta jälle nagu läheb nagu sellest välja, et me pidime teda toitma ju iga päev, on ju. Aga see selleks, erinevatel põhjustel võivad asjad läbi saada, aga see ei tähenda siis seda, et sa lükkad nagu teise kuskile eemale või mustad teda või räägid taga või kritiseerid või isegi oma peas mitte, ma ei soovita seda teha. Ja sellest saab niimoodi lahti, et me räägime nagu ausalt, avatult armastusega,
aga et me läheksime sellisesse elegantsesse, väärikasse lahkuminekusse, lugupidavasse, et siis me saame rahu. Jah. Lahkuminekud, nagu sa ütlesid, olla erinevad. Võib juhtuda ka see, et inimesed, kes lahku lähevad, võivad tunda erinevaid tundeid. Võib juhtuda, et kõik ongi hästi ja leitakse varsti uued inimesed või siis mõlemad pooled on näiteks leidnud uue inimese või siis tegelikult noored liiguvadki kuhu iganes ära, kõik on hästi. Aga peale suhet on normaalne tunda ka üksildustunnet ja vahel mõjutavad lahkuminekud ka enesekindlust. Kui meie praegune kuulaja on sellises olukorras, siis mis oleksid sinu ettepanekud, kuidas sellest olukorrast nüüd edasi minna? Et kui on selline üksildustunne ja ka võib-olla see enesekindlus, siis just selles osas, et ma äkki ikkagi ei olnud piisav ja asi oli minus. No eks need analüüsid tulevad nagu nii, kas me tahame seda või ei taha ja ma parem ütlen, et tahtke vaadata endasse, tahtke tõsta oma südamesoppidest asju välja. Alati võib olla, asi võib olla sinus, minus, kelleski teises, kõik variandid on olemas, aga minu arust üks mõnus teekond oleks ka võib-olla, kui see sobib, siis mõni aeg nagu üksinda olla. See on ka väga omamoodi lummav mõte ja jälle ei pea, kellel kuidas, eks ole, mõned inimesed lähevadki suhtesse, vahet pole. Aga selline armas mõte on siis see, et ka see kurbus ja lein, sest sellega kaasneb lein ja valu vastu võtta. Et su keha, su süda, su mõistus võtab selle vastu, et sa natukene harjud sellega, mitte niimoodi, et umbes 2 kuu pärast tuleb sõber, ütleb, et kas nüüd on juba parem või et see võib väga erinevalt kesta inimestel, kuidas nad asjadest lahti lasevad või kas nad üldse lasevad. On ka neid lugusid, me teame neid lugusid, kus surivoodil keegi ütleb, et armastasin eluaeg seda Anni või ma ei tea, Tõnu või keda iganes, on ju. Mis siis, et olin küll 7 korda abielus, aga 1 oli, on ju. Et jah, et see, mis inimese psüühika teeb, ta tahab hästi tihti põgeneda, et ma ei taha sellega tegeleda, ma tahaks, et kõik oleks juba korras, ma ei tea, armun kohe uuesti, tead, kõik see show läheb otsast peale, kõik restoranid ja kõik asjad. Ja jälle, ei heida ette, ei kritiseeri, on nii, siis on nii. Aga kui on võimalik, siis jah, olla nagu selles vaikuses ja vaadata, et mida siis mina nüüd täna tunnen ja seda ka tõesti sellise iluga vaadata nagu, sest elus on minu arvates niimoodi, et suures rõõmus on tohutult palju ilu, aga ka suures kurbuses on tohutult palju ilu. Et kui see asi hakkab nüüd niimoodi kuid kestma, kuidas nagu melanhoolsed muusikad muudkui käivad ja vein on ega ees ja siis muudkui tantsin seal pidžaamaga, siis võib-olla jälle kõigil oma aeg, aga mingil hetkel võib see ebatervislikuks lihtsalt minna. Aga jah, et rahu. Mulle hästi meeldib mõte, et rahu on ainuke baas, kus sa üldse midagi nagu uut luua kõige mugavamalt saad, aga see rahunemine võib võtta aega, et mulle vahel on selle tunne, et need lahkuminemised ja üldse igasugused leinad või kellestki või millestki ilmajäämised, et see on nagu üks laevahukk, et alguses on õudne rabelemine ja tead, kõik karjuvad ja vesi möllab ja kõik asjad on ju, aga kunagi on see vesi jällegi sile. Et see mõte, mis mulle on väga meeldinud, et kui ta on nagu kurb ja ilus mõte korraga, nii nagu minu arust elus ongi, et kui üks isa oli suremas, siis andis oma pojale 2 karpi ja mõlemas oli siis üks kiri, siis ühe karbi kohta ütles, et kui sul on elus väga raske, siis ava see karp. Ja siis teise karbi kohta siis, et kui sul on väga rõõmus, siis ava see karp. Ja siis sellel mehel oli, ühel päeval oli väga rõõmus ja siis avas selle karbi, kus oli kiri, et ka see läheb mööda ja siis oli see järgmine koht, kus oli väga raske ja siis avas selle karbi ja ütles sama, et see kiri, et ka see läheb mööda. Et nii uskumatu, kui see ka tundub,
selliste lausetega, me saame seda iseendale öelda, ma ei soovita seda kunagi öelda oma lähedastele, et kui kellegil on, sest see lihtsalt võib olla nagu haavav ja madaldav, mul on praegu nii valus, ma tahan röökida ja nutta ja siis tuleb, ma ei tea, kellegi isa või ema või sõber patsutab õlal, ütleb, et läheb mööda, tead. Läheb, aga lase tal olla. Saate lõpp võib-olla läks selliseks vähe melanhoolseks, aga eks tegelikult saigi üsna sujuvalt ju selle suhte elukaar läbi käidud. Loodetavasti teie head kuulajad saite endale siit erinevaid mõtteid, võib-olla mõnele oma küsimusele vastuse, aga kui teil tekkis küsimus, siis tegelikult ju seksuaaltervis.ee küsinõu, selline täiesti hea võimalus on tasuta, anonüümselt spetsialistidelt nõu küsida. Oled sa noor, oled sa naine, oled sa mees, oled sa poiss, kes iganes. Sul on võimalik küsida ja meie spetsialistid hea meelega vastavad sinu murele või kui ei ole mure, siis sa võid ka oma rõõmu jagada. Nii, Diana, sa tahad kohe midagi öelda selle peale? Ja lisaks kõigele veel siis need noortenõustamiskeskused, eks ole, mis on ka tasuta ja järjekorrad on lühikesed ja et erinevatel teemadel saab tulla nõustamisele ja analüüse tegema. Ja ühe asja tahan veel öelda. Nii. Et see ei läheks nii melanhoolseks ja nagu nii, eks elus ongi tõesti kurbust ja rõõmu, aga mõtlesin, et mida ilusat ma siia lõppu ütlen, siis ma ütlen, et minu arust armastus on nagu üks selline ilus teemant. Aga neid teemanteid tuleb lihvida ja puhastada aeg-ajalt, päris tihti tegelikult, ja ma tean, et vist teemantitesse muidu nagu mõrasid ei tule, aga ütleme, et kui see meie armastuse teemant on selline, et vahel me ju solvume ja saame nagu pahuraks või kurvaks või midagi on nagu hästi pahasti, siis see teemant tuleks nagu sellise vedela kullaga täita. Et ma täna ei soovita väga kiiresti loobuda. Et nii kaua, kui saab asju parandada, öeldakse, et meie põlvkond pidi olema siin selline, et me ei paranda midagi, me ostame kõik asjad uued ja vist pidi suhetega ka niimoodi, et davai, järgmine läheb lihtsalt edasi, mul pole aega, elu on maru lühikene, on ju. Siis ma pean mõtlema me peame mõtlema kõik sellele, et aga ühel päeval me oleme täiesti vanad ja siis oleks hästi oluline, et kui ma vaatan tagasi oma elule, et neid inimesi ja asju ja situatsioone oleks võimalikult vähe, kellele ma haiget tegin ja kellele ma liiga tegin. Et sellepärast lihvida teemantit, täita kullaga, parem oleks, kui pragusid ei tule, aga ma arvan, et sellist suhet ei ole olemas, kus ühtegi sellist pisikest praguga ei tule. Nii et see ole siis see minu hea mõte või nagu selline tõstev mõte. Aitäh, Diana, tulemast, rääkimast, loodetavasti kohtume sel hooajal veel. Mina olen Joonas Grauberg ja seksuaaltervis ABC teine hooaeg jätkub juba peagi, siis on teine osa ja siis juba uus külaline, uus teema. Ja kui te tahate näiteks ise oma teemasid meile pakkuda, millest me võiksime rääkida, siis kirjutage meile seksuaaltervis@seksuaaltervis.ee. Aitäh kõigile kuulamast, kohtume ja kuuleme juba järgmisel korral. Saate toob teieni Tervisekassa.